Excuse me, bro. Tere! Kas sa oled mõelnud, et sooviksid suurendada oma jõudu, kasvatada oma rinnalihaseid ja õppida ära, kuidas käib õige kangiga rinnad surumine? Siis oled leidnud enda jaoks täpselt õige video, sest pärast meie õpetuste jälgimist saab sinust kindlasti üks õige suurte rindadega Gustav Adolfi gümnaasiumi jõusisemu. Oi, teie siin, Oliver siin. Rinnad surumine üks 3 baasharjutusest koos küki ja jõutõmbega. Mis asjad on baasharjutused? Tored küsi. Baasharjutused on liigutused, mis hõlmavad endas mitut lihasgruppi. Näiteks rinnad surumine kaasab nii triitsepsit, õlalihast kui ka rinnalihast. Seetõttu on baasharjutused väga efektiivne viis oma jõudu suurendada. Lamage selili, asetades jalad põrandale nii, et kannad oleksid kontaktis põrandaga. Haarake kangist mugava laiusega, näiteks natuke laiemalt oma õlalaiusest. Tõstke kang ettevaatlikult lahti. Seejärel hoidke kangi oma rinna kohale välja sirutatult ning alustage kangi allalaskmisega. Et jõudu maksimaalselt koguda, tuleb kang lasta aeglaselt alla. Puudutage kergelt rindkeret kangiga. Seejärel suruge see kerge kaarega tahapool üles, nii et kang jõuab teie ülemise rindkere kohale. Küünarnukid peaksid olema umbes 45-kraadise nurga all keha suhtes, et vältida õlale liigset stressi. Hoidke kogu aeg pea ja tagumik kokkupuutes pingiga. Raskuse suurenedes on ohutuse tagamiseks soovitatav kutsuda appi sõber. Tüüpiline viga on see, et algajad tõstavad oma tagumiku pingilt üles, mis põhimõtteliselt nullib selle harjutuse mõtte ära, sest nii kandub suur töö rinnalihastelt ära. Huvitaval kombel on surumisel rohkem reegleid kui ühelgi teisel võistlusikal tõstel. See tähendab seda, et sinu pea, õlad, tuharad kui ka jalad peavad olema kokkupuutes põranda ja pingiga. Lisaks pead sa hoidma raskust paar sekundit oma rinnal, enne kui sa selle uuesti üles surud. Kätekõverdused ja nende variatsioonid, näiteks teematkätekõverdus, aitavad tugevdada pingil surumise tugevust, sest sarnaselt kangi rinnalt lükkamisega osalevad lihased nagu rinnalihased, triitseps ja õlalihased keha üles tõukamisel. Tüüpilised kätekõverduse vead, mida jälgida? Puusad on liiga madalal, käed on liiga ees või et keha ei liigu korraga. Hantlite tõsted ette, küljele ja taha on head harjutused õla tugevdamiseks. Tugevamad õlalihased aitavad omakorda suurendada jõudu. Hantlitega tõsted küljele ja ette on kerged. Võtad hantlit kätte ja tõstad hantlit paralleelselt maale. Hantlitega tõsted taha. Istud pingile, kallutad sirge seljaga ette ning tõstad käed koos hantlitega, nii et need oleks horisontaalselt maaga. Mida vältida hantlite tõsteid tehes? Ära tõsta käsi liiga kõrgele. Prantsuse surumine pingil istudes. See harjutus isoleerib triitsepsi ning on hea massi ja tugevuse lisamiseks. Kuid kuidas seda teha? Istuge pingile ning võtke ülevalt haardega kangist kinni. Tõstke raskus oma pea kohale. Laske küünarnukist alla, nii et käed oleksid pea taga, kuid hoidke küünarnukid tugevana. Sirutage käed välja, hoides neid fikseeritud asendis, kuni kang on pea kohal. Tavalised vead, mida vältida prantsuse surumise juures. Ärge pange alguses palju raskust. Ärge minge oma haardega liiga laiaks ning hoidke küünarnukid sisse suunatuna. Räägime vist natuke ka lamades surumise ajaloost. Tänapäevane horisontaalselt pingil lamades surumine sai tões populaarseks 1950-ndatel. Väga lihtsal põhjusel. Enne seda ei olnud lihtsalt metallist ja rauast pingide kasutamine laialdaselt levinud, sest neid lihtsalt ei tehtud. Võib siis tekkida küsimus, et oot, aga
kuidas siis inimesed selle hetkeni lamadest surusid? Väga lihtne vastus jällegi. Inimesed olid lihtsalt selili vastu maad, pikali, jalad natukene krõnksus vastu maad, võtsid oma kangi kätte ja hakkasid rinnalt suruma. Tõeliselt selline suur esimene rekord lamades pikali surumises tegi meie omaenda Eesti poiss Georg Hackenschmidt, kui ta surus 164 kilo rinnalt pikali. Vau! Teine tõeline selline tipumark, mis tehti lamadest surumiselt, tuli täpselt. Nii, nagu ma ennist ütlema hakkasin, siis vastu maad lamadest surumine absoluutne tipunoot tehti 1900. aastal teise eestlase poolt, kusjuures, kelleks oli siis Georg Lurich, kui ta surus rinnalt 201 kilogrammi. See on kusjuures täpselt sama palju kui 201 kilogrammi puitu. Muidugi, kui vaatame neid numbreid ja võrdleme neid praeguse maailmarekordiga, mis 2021. aastal Julius Maddoxi poolt püstitati, siis see ei ole mitte kui midagi, sellepärast et Julius surus rinnalt, kusjuures veel puhtalt, mis tähendab seda, et ta ei kasutanud ühtegi abistavat vahendit. Ta surus 355 kilogrammi. See ongi praegune maailmarekord rinnalt surumises.